Me alustasime eelmises saates trauma teemaga ja ma lähen siit kohe edasi. Väga oluline on mõista seega, et traumaatiline sündmus on harva tõeliseks probleemiks. See on lihtsalt midagi, mis meiega juhtus, mis oli ebaõiglane. Probleemiks muutub see siis, kui juhtub traumatsükkel, sest traumatsükkel paneb inimese kõike valesti hindama. Ja seda ei põhjusta mitte traumaatiline olukord ise, vaid need mõtteprotsessid, mis seda traumatsüklit toidavad. Meil tuleb leida kütus, mis toidab seda traumatsüklit. Kui me elus on midagi negatiivset, siis tuleb meil otsida kütust, mis seda toidab. Me võime vahetada välja kütuse, mis sellesse negatiivsusesse läheb, või lülitada selle üldse välja. Ja see võtab veidi aega, kuid meil tuleb sellest läbi töötada. Mõtteprotsess, mille oleme selle sündmusega sidunud, on see kütuseallikas. See toidab meid meie mõtlemise kaudu. See toidab ennast meie mõtlemise kaudu. Me läheme edasi ja tegeleme traumavaimuga ja siinkohal soovin ma uuesti rõhutada, et vaimudega ei või tegeleda keegi, kes ei ole Jeesuse oma, kes ei ole päästetud ja veega ristitud. Sest meil ei ole kellelgi inimlikult meelevalda vaimude üle. Meil on see meelevald ainult Jeesuses Kristuses, meie päästjas. Ühegi inimese enda vaim ei ole üle pimeduse vaimudest. Ainult Kristus on üle pimeduse vaimudest. Ta on neist kõrgelt ja kaugelt üle ja meie, kes oleme temas ja tema omad, oleme samuti Kristuses kaugelt ja kõrgelt üle pimeduse vaimude. Seega, kui uskmatu üritab traumavaimuga tegemist teha, siis võib ta endale saada 7 hullemat vaimu külge. Uskmatud saavad traumaga tegeleda ainult hinge ja ihu tasandil. Ja seda tuleks meil kõigil teha. Sest meil tuleb oma mõtted muuta, sest meie mõtted ongi see, mis toidavad traumatsüklit. Nii et meil tuleb muuta oma mõtted ka siis, kui me tegeleme selle probleemiga vaimsel tasandil, sest vastasel juhul tõmbame me vana mõttemalli kaudu ennast kraavi tagasi. Ja ma rääkisin pikemalt selles saates ohtlikud mõtted. Seal on kõik info olemas, kuidas oma mõtteid muuta niiviisi, et see jääb, need mõtted, uued mõtted jäävad meile. Meil tuleb oma paradigma muuta. Me leiame traumat toitvad kütuseallikad väga hõlpsasti üles, kui need uuesti esile kerkivad. Need tõusevad uuesti esile siis, kui elu jälle raskeks läheb. Kui me jõuame selle mälestuste kasti lähedale, mille me oma alateadvusesse ära peitsime, hakkab traumareaktsioon meis uuesti vallanduma. Püha kiri on meile antud selleks, et ta toidab meid õige kütusega. Me ei tohiks süüa valet toitu. Me peaksime püha kirja sööma. Seega ära tangi end vale kütusega. Kui paned paaki uut kütust, hakkab see vana kütust hävitama. See hakkab hävitama vanu traumeerivaid sündmusi, mis sind senini kontrollivad. Ja me aju otsib alati õigustust. Miks midagi meie elus juhtus? Miks see juhtus? Miks see äri ebaõnnestus? Miks need inimesed seda tegid? Aju armastab seda küsimust. Sest kui aju suudab sellele küsimusele vastata, suudab ta seda olukorda kontrollida. Kui sa tead, miks midagi juhtus, saad sa seda tulevikus ära hoida. Kui aju aga vastab esimest korda sellele küsimusele valesti, siis tunned sa ennast süüdi. Miks see juhtus? Aju ütleb, sest sa ei öelnud midagi. Miks see juhtus? Aju ütleb, sest sa ei ole piisavalt tark. Miks see juhtus? Aju ütleb, sest sa ei ole piisavalt ilus või sa oled liiga ilus, mida iganes. Inimesed, kellel on süütunne, loovad alati selle, mis on nende minevikus, oma tulevikku. Sest nad tunnevad, et nad väärisid seda, mis nendega juhtus. See, mida sa olukorra kohta usud, on olulisem kui olukord ise. Meile on antud piibel, kasutusjuhend, loe seda ja õpi tegema asju Jumala viisil. Kõige peamine väärastunud mõtlemisviis on enesesüüdistus.
enesesüüdistus ei luba sul võtta vastutust. Enesesüüdistus ütleb, sina oled põhjus, miks see juhtus. Sina oled väärkohtlemise põhjus. See on vastutuse väärastamine. Kõik asjad sinu elus ei ole juhtunud sinu pärast. Meil tuleb asendada vanad mälestused, mis meile mällu tagasi tulevad, vanad traumad uute mälestustega. Igal raskel hooajal, mis meie ellu tuleb meil pöörata tähelepanu hooajale, pöörata tähelepanu kogukonnale, mis meil on. Meil tuleb see oma tulevikku millegi paremaga asendada. Ja väga oluline on meeles pidada, et me ei või mitte kunagi üritada sarnast olukorda vältida. Trauma üritab seda alati teha, sest kui me proovime seda vältida, ei saa me oma mälu parema mälestusega asendada ja me jääme selle trauma sisse. Sellepärast, et meie ajumehaanika ei uuene. Me jääme edasi oma vana traumat taastootma. Kui sa ei ole veel kuulnud saadet Ohtlikud mõtted, siis kuula seda, see selgitab mõtteprotsessid paremini ära. Kui sinuga juhtub midagi traumeerivat, mine kohe Jumala ette. Ja meil on nii imelised tõotused ja üks nendest tõotustest on 1. Peetruse 5:7, mis ütleb, heida kogu oma mure. Ja ma loen selle Piibli laiendatud tõlkest. Heida kogu oma mure, kogu oma ärevuse, kõik rahutuse, kõik ängi lõplikult tema peale, sest ta hoolib sinust hellalt ja hoolitseb sinu eest valvsalt. Ma loen selle uuesti, see on niivõrd hea. Heida kogu oma mure, kogu oma ärevuse, kõik rahutuse, kõik ängi lõplikult tema peale, sest ta hoolib sinust hellalt ja hoolitseb sinu eest valvsalt. Väga oluline ka alustada reviisioni tegemist ehk kirjutada üles iga päev midagi, mis oli selles päevas märkimisväärset. Mis kirjakoht sind kõnetas, mida sa sel päeval tundsid. Tee seda nii, et leidad selle hõlpsasti ülesse. Kirjuta üles, millal tunned ennast hästi ja kirjuta üles, millal tunned ennast halvasti. Sest siis sa paned ka tähele seda, mida Jumal pärast seda teeb. Laul 34:18 ütleb, isand on lähedal neile, kelle on murtud süda. Isand on lähedal neile, kellel on murtud süda. Me oleme harjunud mõtlema, et murtud süda on halb asi. Kuid kui Jumal tõotab meile, tema on lähedal neile, kellel on murtud süda, siis ei ole see tegelikult negatiivne. Ja Taylor Welch ütles, et tema on oma elus näinud, et kui temal on murtud süda, siis Jumal räägib temaga. Nii et murtud süda ei pea sugugi olema negatiivne asi. Nüüd trauma puhul on ka kogukond ja vaimne juhendamine on tervenemise jaoks tohutult olulised, sest kogukond on meditsiin. Meil tuleb tähele panna ka seda, mida me räägime, sest me anname jätkuvalt oma kehale käsklusi. Ainult, et me anname enamjaolt oma kehale valesid käsklusi. Me räägime, ma olen väsinud, ma olen närvis, mu kurk valutab, mu kõht valutab, ma olen kaalus juurde võtnud ja nii edasi. Aga meie keha kuuleb neid käsklusi ja ta üritab teha seda, mida me temalt palume. Seega meil tuleks anda oma kehale teada, et me tahame paraneda. Tervislik stress on see, kui me keha kasvab koos sellega. Ebatervislik stress on siis, kui meie keha kahaneb. Me keha hakkab säästma energiat, säästma ressursse. Kogu Piibel pöörab inimesi trauma järgsest stressist trauma järgsele kasvule ja arengule. Kõike, mis on meie minevikus, saab lunastada. Ma kordan seda uuesti, see on niivõrd võimas. Kogu Piibel pöörab inimesi trauma järgsest stressist trauma järgsele kasvule ja arengule. Kõike, mis on meie minevikus, saab lunastada. Kui sa oled elanud läbi traumahooaja, kui su elus on hirm, siis võid sa olla traumavaimu mõju all.
On olemas traumavaim, kes üritab tungida sinu uskumussüsteemidesse ja vajutada sinu päästikule siis, kui selleks pole põhjust. Sul on aeg võtta meelevald selle vaimu üle. Üks parimaid viise kuulda Jumalat sinuga kõnelemas on ülistuse keskel. Me ei pea tingimata mängima ülistusmuusikat, kui meie südame hoiak peaks olema ülistus. Kui me hakkame Jumalat tänama ja kiitma oma südames ja südamest, siis Jumala kohalolu tuleb. Jumal on alati meiega, kuid kui me siseneme ülistuse atmosfääri, kui me südames on ülistuse nagu mõtted, siis muutub tema hääle kuulmine selgeks. Kui õhkkond muutub, siis hakkame me palvetama hoopis teisest kohast. See ei ole nii oluline, mille pärast me palvetame, kuid väga oluline on see, millisest mentaalsest ja vaimsest paigast me palvetame. Me süda peab olema Jumala ees õige. Andestamatust ei saa olla. Jumal ei usalda oma väge nende kätesse, kelle südames on andestamatus. Ja enne kui me läheme selle palve juurde, ja ma tahan öelda seda, et enamjaolt hakkab peale seda palvet trauma esile tulema. Mis iganes mälestused sulle meelde tulevad, mine nendega koheselt Jumala ette ja palveta see palve ka uuesti läbi. Anna kõik see, mis Jumal sulle näitab, mis sulle mälestused esile toob, anna see Jumalale üle. Isegi kui sa oled seda varem teinud, anna see uuesti Jumalale üle ja palveta see palve ka uuesti. Kuni sellega saab lõpuni tegemist tehtud. Aga enne kui me läheme palve juurde, on mul teadaanne. Kui sinu elus on sellised küsimused nagu, kas see ongi kõik, kas Jumalal polegi minu jaoks midagi enamat? Või nähes Jumala sõnas tuhandeid imelisi tõotusi, küsid sa, kus need tõotused minu elus on? Miks Jumala tõotused minu elus ei täitu, kui Jumal on ustav ja ta sõna on kindel? Või oled sa üritanud oma eluga edasi minna, kuid kogu aeg on tunne, et mingi sein on ees ja sellest ei õnnestu mitte kuidagi läbi murda? Kui sinul on ükski nendest mõtetest, siis ma saan sind aidata. Ma alustan uue 3-kuuse kursusega mai lõpus. See kursus on neile, kes soovivad Jumalas uuele tasandile tõusta. Kursuse tavahind on 95 eurot kuus. Kuid kui sa registreerid enne 15. maid 2025 ning tasud kohe esimese kuu eest, siis on sinu hind vaid 55 eurot kuus kursuse lõpuni välja. Kui sa ütled kursuse lõppedes, olles teinud kõik, mis ma õpetan, et mitte midagi ei ole sinu elus selle 3 kuuga muutunud ega paremaks läinud, siis ma maksan sulle kogu selle raha tagasi. Niisiis kaotada ei ole mitte midagi, võita aga väga palju. Ja ma ei õpeta sulle seda, mida koguduses on juba õpetatud. Ma õpetan seda, mis on õpetamata jäänud. Kui sa oled huvitatud, saada mulle email aadressil eve.juurik@gmail.com või võta minuga ühendust Messengeri teel. Õpetus toimub 1 korra nädalas ning ülejäänud nädal on selleks, et selle õpetuse üle mõtiskleda ning selle oma elus tööle panna. Kui sulle paika pandud Zoomi aeg ei sobi, saadan ma sulle lingi ja sa saad õpetuse endale sobival ajal järgi kuulata. Kui kursuse kohad saavad täis, siis seda võimalust ma enam ei paku ja sul tuleb oodata järgmise kursuse väljakuulutamist. Okei, need olid need asjad, mida ma tahtsin sinuga jagada. Ja nüüd palve juurde. Ma loen selle palve ette ja sa kuula kõigepealt see läbi, et sa saad aru, millest see palve räägib. Et kui sa seda palvetad ise, siis sa oled selle vähemalt 1 korra enne läbi kuulnud ja läbi mõelnud ning siis sa saad selle oma enda südamest palvetada. Sa võid selle palvetada minu järgi, tagasi kerida ja palvetada uuesti. Seega ma sõitlen trauma vaimu Jeesuse nimel
ja see on Taylor Welshi poolt koostatud palve. Ma parandan meelt, et olen lasknud oma minevikul saada mulle nii tähtsaks, et see saab mõjutada mu südant ilma minu nõusolekuta. Jumal, ma kehtestan uued piirid ja keeldun nõustumast ükskõik millega, mis valetab mulle minu mineviku ja minu tuleviku kohta. Jumal, palun võta mu tunnete ohjad enda kätte ja valitse sina mu kalendri ja mu aegade ja tähtaegade üle. Ma ei taha enam jääda mitte kuhugi, kus pole sinu ligiolu. Palun aita mind, tuletades mulle meelde, et sina oled minu tulevikus ja see on parem, kui ma oskan ette kujutada. Jumal, sinu plaanid on kehtivad ja läbiproovitud ja täiuslikud. Ma lasen minna igal mälestusel ja emotsioonil, mis ei nõustu selle tõega, et sina oled hea ja sa lood mulle häid asju. Teadus ja psühholoogia kummardavad sinu ees ja alistuvad sulle. Kõik tarkus ja teadmised eksisteerivad selleks, et toetada sind ja ainult seda, mida sina, Isand, tahad korda saata. Ma ütlen otse kohe lahti kõigest, mis ei austa sinu ülimuslikku autoriteeti. Palun aita mind, Püha Vaim, sest ma ei tea, kuidas seda teha. Sa ütlesid, et kui mina palun tarkust, siis sa annad seda mulle. Ma palun sinu halastust, et sa mind kaitseksid. Ma palun sinu halastust, et sa vabastaksid mind mu mineviku kogemuste ja sündmuste vanglast. Ärevuse, hirmu, mure ja pettumuse vaimule ma ütlen, sa pead otsekohe lahkuma Jeesuse nimel. Teie ligipääsuluba minu meeltesse ja kehasse ei kehti enam ja te peate alluma taevase kohtu korraldusele ning lahkuma ja mitte enam tagasi tulema. Jeesus, palun kosta minu eest ja jõusta see määrus minu heaks. Ma valin sinu, Isand, üle oma intellekti, üle oma arusaamise ja kõige muu. Jumala Püha Vaim on teretulnud minu sisse ja minu läbi ja iga muu ebajumal või vaim saagu hävitatud Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Ma loodan, et see saade oli sulle õnnistuseks ja julgustuseks. Ma usun, et see oli seepärast, et see on teema, millega me kõik tegeleme, millega me kõik elus kokku puutume. Igatahes ole südamest õnnistatud ja julgustatud ja me kohtume järgmisel korral. Amen.